see ei ole mitte kunagi roheline. Kus me lähme? Me lähme ühe suure lossi juurde, mis on natuke mehvälja, aga seal on mänguväljak lähedal ja see on ikkagi üks, ma ei tea, 10 vaatamisväärsusest, nii et me lähme sinna. Oh, lahe. Tasub kuskil sealpool. See on see, kus on sadamaturg. Võib-olla see turg on selleks ajaks lahti, kui me tagasi tuleme. Saame turul ka käia. Kergliiklust on tegelikult suhteliselt vähe, et neid tõuksi sõitjaid ma pole peaaegu üldse näinud. Rattaid nagu on, aga neid on midagi vähe. Ma võtame, need rattateed on kõik nii suvaliselt nagu maha visatud lihtsalt, et risti põiki üle mingi platsi jooksevad alati. Ja tahtsin näidata, näed, seal paremat kätt on maantee ja siis suur sild on vist ainuke võimalus, kuidas jalakäijad nagu mõistlikult sest maanteest lähikandis üle saavad. Õnneks meie ei pea üle tulema. Kuudi tahtis kõndida. La Isleta. Mist vanad pildid kuskilt Sikandist. Näed, ees on näo. Seal on aed. Ja laia sees peaks olema loss. Nii et me lähme proovime sellele lossile väikest tiiru ümber teha. Nii lähe mänguväljak. Sinna sisse saab äkki käsida. Sealt poolt, jah. Kuga, tule! Ärme sinnapoole lähe, vaata. Lähme mänguväljakule. Üleeile oli liivatorm, nii et siis on kõik kohad kinni. Redelist saab üles ja siis saab Liumäest alla. Leidsime seikluspargi. Siit läheb logeline tee. Saab rippuda. Siit saab minna üle nende, purde kõndida. Jaa. Kui see... Aitan üles, okei, ma aitan üles. Hoia kätega kinni kuskilt. Ja siis, kui seinast üles ronid, siis sealt saab üle silla minna ja sealt saab Liumäest alla lasta. Tulime lossi vaatama. Hugo on praegu ära pargitud mänguväljakule. Nii vaatame. Castillo de la Lutz. Park oli ümber ringi. Loss, tõesti lossilik välja. Nüüd sisu poolest. Sisu pidi olema nagu, ütleme nii, et kurvalt öeldes valge kast. Nii et väljaspoolt on nagu uhke loss, seespoolt on nagu tavaline kast. Nii et seespoolt ma vast pilti ei tee. Siin on selline näeb siis loss väljast välja. Mõtlesin korra, kas sisse ka minna.
beebid on tasuta. Jei! Aga kas beebikärud on? Ei ole. Põhimõtteliselt on see, et sisse lastakse ainult ilma käruta. Tagasi mänguväljakult ja lossi juurest. Selle ees on kaubanduskeskus või siis turg õigemini. Lihtsalt me proovisime siin käia. See oli turg kinni. Huvitav jah, täna on nagu nädala sees ja kõik peaks nagu lahti olema. Aga kui vaatad seda poodi, siis ikka pooled poed on kinni, nagu sellel esimesel päeval oli, kus me nagu liiga vara siia jõudsime. Ja laibakebaab on ka kinni. Nii kinni. Arvan, et mingi 200. Aga see on ikkagi mingi rohkem nagu söögikoha moodi turg. Ja kuna Ruudi on magama jäämas, siis Kerli sõitis Ruudiga edasi, et lähevad varsti magama ja mina jäin Ugoga randa. Ugo nüüd ronib siin natuke. Pole varem siukest asja näinud. Olime Ugoga siin juures nagu mingi 5 minutit ja nüüd ma vist mõtlesin välja, mis see on. Ma arvan, et see on invaliidikiik, näed. Sealt tuleb puittee. Saad sinna peale sõita rattastooliga, tõmbad selle ukse kinni, see on maast nagu 5 centimeetrit üleval ja siis seal on selle pulk, millest saad tõmmata, et ennast kiikuma panna. Rannas käidud, Ugo, kus me nüüd läheme? Joo, vaatame, kus me leiame, kuskilt ikka leiame jäätist. Jalgpalli ei tohi mängida, ratastooliga võid sõita ja prügi tuleb panna prügikasti. Gelateria, ma leidsingi jäätise koha üles. Lähme edasi. Ütleb, et jäätis polnud valmis. Kes see teeb? Kell on mingi 11:30 juba ja jäätist ei ole. Otsime järgmise jäätise koha. Kas sa tahad endale mingit koogikest saada siit? Millist sa neist tahad? Seda vangat. Hola. In English? What's the white stuff? Merengue. Merengue. I'll take one of the merengue cake. One. Away. Take away. Rico is good. Rico, okay. Okay, I'll take one of those. One and one. Yes. How much? 4 euros, eks okay. Okay, okay. No, lähme istume trepi peal. Proovi, kas sa seda apsu võtta. Valge on safiir. Saad teist kooki. See oli mingi tarte. Proovi. Ma ei saanud aru, millega see kook on, aga ta ütles minust, et mingi jõulukook on teine. Aga tundub nagu mingi siuke moosi moodi värk olevat, siuke tarretuse moodi. Okei, aga me liigume. Sõitsime jäätist ja nüüd tiksume vaikselt hotelli poole. See tänab siit otse, hakkas mere ääres pihta ja jõuab sinna platsinurgale täpselt. Olime teel koju, tulime platsinurgast läbi ja Ugo nägi, et vana mängumaa, läheme siia ka. Ja nüüd me tulime siia. Nüüd on siis mänguväljaku näol rõudblokk tehtud ja nüüd tagasi hotelli.